proua Aino Laur elab Eesti valitsuse hoonest Stenbocki majast vaid 500 meetri kaugusel. 77-aastane invaliid elab Kalamajas Salme tänaval. Lapsi tal pole ja Saaremaal elavate sugulastega on aja möödudes võõraks jäädud. Nii tulebki vanaproual oma eluõhtul ainult iseendale ja issandale loota. Elu üle aga naine ei kurda ja oma sõnul saab ta hakkama. Ta ei tee etteheiteid kellelegi, sest oma muret pole ta kuskil kurtmas käinud ja riigiametitest almusi kerjamas samuti mitte. Peale Jumala sõna ei vajavata siin ilmas rohkem midagi. Ometigi on Aino Lauril suur mure. Tavaliselt ta kedagi tuppa ei kutsu, sest häbi ei luba aadlisuguvõsa juurtega memmel seda vaesust ja mustust võõrale silmale näidata. Seda parem näidata, kelle tütart nad kliinavad. Olen veel vana parunite sugu. See on paruni lapse laps. Mina olen paruni poja lapse. See oli nüüd see Mihkel. Korter on tõesti jube. Pimedus, mustus ja ämblikuvõrgud on kõikjal. Elutoas põles laelamp vist viimati Vene ajal. Kööginurgas WC-poti varjav kaardin ei suuda takistada sealt levivat haisu. Lisaks on tunda tugevat kassikuse lehka, sest elamisest tiirutavad 5 kõutsi, lasevad oma hädad otse põrandale. Põrandale laotatud ajalehed ei suuda kuidagi seda endasse imeda ja hais levib üle kogu maja. See ongi põhjuseks, miks majanaabrid iga hinna eest vanamemmest lahti tahavad saada. Me ei taha teda siit majast välja saada, me tahame siit majast välja saada haisu. Ja kui nad on omavahel lahutamatud, siis ma ei tea. Siis võib-olla minnakse tõesti ka lõpliku lahendusel. See on majanelik otsus, seda ei tee juhatus üksinda. Ma olen hoidnud ja uue ukse uus uks, kulla inimene ei vii seda haisu su korterist välja. Ja siis saab selle põranda korda. Peaasi on just põrand ja see suur kuitsu, see lahistab põrandale. Peaasi on oma järel koristada, esimene asi on see. Ei ole kisudes. Ja ise enese tagant ka, ma näen ju sinu veearvet, sa tarbid veel majast veerad, kanti vett kuus. Mina käin pesumajas oma riidel ja teiseks ma hoian vett kokku, selle kätepesu veed, kõik ma valan veed seesse. No aga mida sa põrandat pesed millega? Põrandat pesen tavalise veega. Eelmine kord teie külaskakohal sain mina ka teada, kui palju inimene pensioni saab. See on üks rohkem, kui meie miinimumpalk praegult on. Selle elamine meie majas on suhteliselt odav. Ma võtsin välja selle aasta keskmise, tema üüriarvet on 501 krooni ainult. See tähendab üle 4000 krooni jääb inimesel hoolitsemiseks enda korteri ja ka loomade eest. Selle rahaga peaks saama korteriga korda teha. Mitte, et ei ole vaja siin lisaabi. Kui võtta, et 2000 krooni inimene oma toidu peale kulutab, 1000 krooni hügieeni peale või arstiabi peale, siis 1000 krooni peaks iga kuu ilma erilise pingutuseta suutma küll hoida, et oma korterit natuke narida. Praegult on majas viidud läbi küsitlus, milles maja elanike enamus vastas jaatavalt, et korteriühistu juhatus peaks tegelema kuni äärmuslikuni. See tähendab korteri sundvõõrandusavalduseni. Korteriühistu on pöördunud abi saamiseks kõikjale ja möödunud suvel kutsuti kohale isegi loomakaitse. Seltsi esindaja hinnangul ei olnud olukord normaalne ja Aino Laurile tehti rida soovitusi. Tänaseks on vanamemm need ka täitnud. Loomade arvu on vähendatud ja haiged loomad on arstiabi saanud. Memmeke on ühtlasi usinalt koristama hakanud ja enam pole koridoris hingematvat haisu. Ometi pole naabrid ka selle tulemusega rahul. Kui tal oleks neid loomi vähem, siis see asi ei ole nii hull, et pane sa neid paberid põrandale, kui palju tahad. Ja kui ta kottidega siit välja veab, siis see on kohutav. Inimene peaks ise aru saama, mis talle sobib selle seas, mis ei sobi. Kui ta ei jaksa loomi hoida ja neid ei tohigi nii palju olla ühes ruumis, siis saab ise aru. Ma loodan, et siiski on pisut
südame all siiski inimestel, et ma lahkun ise siit korterist koos oma loomadega. Las mu loomad jääda. Aino Lauri sõnul on kassid ainult ettekäändeks. Tegelikult himustavat tema eluaset naabertoas elav ühistu esimees Lembit Rähni. Sedasi saaks ju Lembit lihtsalt laiendada oma elamist ja tema korteri hind tõuseks kõvasti. Sedamoodi olevat Aino Lauri sõnul seal majas asjad varemgi käinud ja Lembit Rähni olevat soetanud ka oma pojale teiselt korruselt ühe korteri võileiva hinna eest. Ei taha su korterit, seda sulle korduvalt tööl. Ja. Ma räägin, mul seisab üleval korter tühi, no miks ma tahan su korterit? Poeg sai teilt, sai seal kõrval korter oma nipana. Aga täiesti ametlikult sai. Ja odavasti. Siis... See asi võleks odavasti vest. Rähni pere ei valivat vahendeid. Eriti julm olevat Lembit Rähni elukaaslane Ursula Brikson. Tema vihkavat memmekest nii palju, et on läinud talle suisa kätega kallale ja mõnitavat tänaval kõva häälega nagu ropendav laadanaine. Tänava peal ja mõnitab vana inimest, mul on ka tunnistaja, kes nägi oma aiast. Tõmbab lõua pärad niimoodi mul järgi ja siis näitab mulle niimoodi tänava peale issakene oletku ja küsid, mis see inimene tegi, ma see tehti mulle. Just võin tunnistada. Jumal eest ma ei valeta, mitte üks sõna ma ei valeta, see oli nii, mul on hea mälu. Ja see tabureti ajas iga, see käis mul nii südamest läbi, ehmatasin, on ju vana inimese niimoodi ju löödud maha. Ja ta seisab minu kohal niimoodi mu ees, suur tugev terve inimene, taburet üleval pea peal ju hoiab ennast. Ja siis ma läksin Vellu tuppa. Viimast, et jumal, see Ursula tahab mul taburetiga kallale tulla. Mine ära siit meie toast, mine ära. Aga siis Vellu tuli lihtsalt tagant välja see tema mees. Vellu, see ütles Ursula, nii ei tohi. Ja siis ta lasi tabureti maha ja läks ära. Lembit Rähni sõnul on see jama jutt ja memmekesel on lihtsalt luulud. Tema sõnul peksab memmeke üsna tihti segast ja laimab niisama. Teie tatsutage siiski oma nooritut, teate. Sellepärast, et tema teed mulle ette, sina pead siit majast kaduma. Ja ütles majahoidjale Teresale ka, et sina mine Lätimaale. No mis kamandaja ja saatjad on tema? Võtta kinni, kellel siin õigus on. Üksikud vanainimesed on läbi aegade kerge saak olnud ja lurjused on neid ka tüssanud. Ometigi tuleb tunnistada, et majarahva kaebused on põhjendatud ja kassikuse haisu sees ei sooviks meist keegi elada. Igatahes on Lembit Rähni asja tõsiselt kätte võtnud ja Aino Lauri lahkumine on vaid aja küsimus. Masinavärk on käima pandud ja sotsiaalametnik käis juba memmekese mõistust testimas. Sotsiaalametnik tuleb mulle testi tegema see ukse taha. Küsid minu käest, kes on president ja mis aastal ma sündinud olen ja kui vana ma olen ja mis kuupäev on täna ja mis päev on täna ja see on ju lolli test. Aga oskasite vastuseid? Muidugi. Võib öelda, et reporteriga vesteldes ei käitunud Aino Laur küll hulluna, vaid jättis pigem elava kalendrimulje, kellel kõik kuu ja aastapäevad meeles on. Vana te olete? 77 ja veebruarikuu 22. saan 78. Ei tea, kas te siin majas seda vanust näete, kui lüüakse maha enam? Ja ka võimalik võib olla. Ja nii, et teie olete nüüd tunnistajad, kui minuga midagi juhtub, siis teate küll allikaid, kus te lähete jälgi otsima.